Ja nüüd näidisülesanne 3. Tallinna ja Tartu vaheline kaugus on 180 kilomeetrit. Kui kaua kulub rongil, mis liigub kiirusega 60 kilomeetrit tunnis selle vahemaa läbimiseks? Väljenda vastus nii tundides, minutites kui sekundites. Ülesanne on loetud. Alustan siis sellest, et panen kirja, mis on antud ja mida küsitakse. Meil on siis antud, et Tallinna ja Tartu vaheline kaugus on 180 kilomeetrit. See on siis tee pikkus, mille see meie rong sõitma peab. Ja et meelest ära ei läheks, siis on ju vaatame kohe otsa ühikutele ja näeme, et kilomeeter ei ole põhiühik, mis siis tähendab seda, et me peame teisendama selle meetriteks, ehk siis korrutama 1000-ga. Nii et 180 kilomeetrit, 180 000 meetrit. Rong liigub kiirusega 60 kilomeetrit tunnis. Ja kiirust me tähistasime siis tähega V. Ja kiiruse põhiühikuks, eks ole, oli meetrit sekundis. 1 meeter sekundis on 3,6 kilomeetrit tunnis. Ehk siis, eks ole, ma peaksin 60 jagama 3,6-ga, siis saan meetrit sekundis. Kui ma nüüd panen selle tehte kalkulaatorisse 60 jagatud 3,6-ga, siis juhtub jälle selline asi, et tekib meil mittetäpne arv ja võib-olla on siin praegu nutikas meil seda 60 mitte selle 3,6-ga jagada ja saada vastuseks 16,66666 ehk 16,7, vaid jättagi see kiirus meil siia praegu selliseks, et see on 60 jagatud 3,6-ga. Rohkem meil andmeid tekstist leida ei ole. Ja küsitakse, kui palju aega kulub. Ja see aeg tuleb siis väljendada koguni siis 3 erinevas ühikus. Need on siis tundides, minutites ja sekundites. Nüüd on siis kirja pandud, mis on antud, mis on küsitud, tehtud teisendused põhiühikutesse ja nüüd paneme siis kirja põhivalemi. Selle V on võrdne S jagatud T-ga, kuigi korrektne oleks siis öelda mitte V on võrdne S jagatud T-ga, vaid et kiirus saadakse, kui tee pikkus jagatakse ajaga. Ja nii nagu eelmine kord märgime siis ära, mis meil on teada, S on teada, V on teada ja aega küsitakse. Ja nüüd on meil siis juhtunud selline olukord, kus meil antud suurused on ühel ja teisel pool võrdusmärki läbisegi küsitud suurustega. Ja nüüd oleme siis jõudnud siia kohta, et me peame tuletama valemi otsitava suuruse arvutamiseks. Kes nüüd on matemaatikas pädevam ehk kibedam käsi, sellel kindlasti ei ole keeruline leida seost kiiruse
leida aega arvutades seda kiiruse ja tee pikkuse kaudu, aga kes nüüd matemaatikas kõige kibedam ei ole, siis ma soovitan kirjutada siia selle valemi kõrvale üks sarnane tehe arvudega. Kes siis ei teaks, et 2 on võrdne 6 jagatud 3. Nii nagu arvud 2, 6 ja 3 on omavahel seotud sellise jagamistehtega, nii on ka kiirus, tee pikkus ja aeg omavahel seotud jagamistehtega. Ja nüüd kata siin jagamistehtes kinni see, mida sa otsid, ja küsi endalt, mis tehte ma pean tegema alles jäänud suurustega, alles jäänud arvudega, et saada vastuseks see, mida otsitakse. Kui mul on arvud 2 ja 6 ja ma tahan saada vastuseks 3, eks ole, siis pean ma 6 ja 2 jagama ja tegelikult täpselt sedasama pean ma siis tegema kiiruse ja tee pikkusega, ehk siis on ju aja leidmiseks jagan ma tee pikkuse ja kiiruse. Ja vot see, mis me nüüd siin saime, see on siis nüüd, eks ole, see tuletatud valem ja mille poolest siis tuletatud valem ja põhivalem erinevad, eks ole, erinevad selle poolest, et siin on teadaolevad suurused ilusasti ühel pool võrdusmärki ja otsitav suurus siis teisel pool võrdusmärki. Ja nüüd saame siis liikuda edasi arvutuste etappi. Ja nagu me kokku leppisime teiega, siis me teeme kõik tehted kõigepealt põhiühikutega. Ehk siis 180 000 meetrit jagame, ma jagan nüüd mitte selle 16,7-ga, vaid ma jagan 36-ga ja siis saadud vastusega jagan siis seda 180 000 meetrit. Eks me ei pea üldse mõtlema selle peale, millises ühikus me vastuse saame, sest kui me teeme tehteid põhiühikutes, siis me saame ka vastuse põhiühikutes. Ja kui me siis nüüd, eks ole, jagame 180 000 60 jagatud 3,6-ga, on ju, siin tasub nüüd, eks ole, panna kalkulaatorisse siis see sulg, et see 60 ja 3,6 tulevad enne siis omavahel jagada, siis me saame vastuseks 10 800 sekundit. Kui me soovime sellest saada minuteid, siis, eks ole, jagame 60-ga, sest ühes minutis on 60 sekundit. See on siis 180 minutit. Ja kui me tahame nüüd saada vastuseks tunde, siis jagame veel 60-ga ja saame, et see on siis 3 tundi. No põhimõtteliselt oleks me võinud jõuda samale tulemusele ka nii, et me jagame 180 60-ga, saame vastuseks 3 tundi ja siis, eks ole, liigume vastassuunas ja saame minutid ja sekundid. Aga, eks ole, me oleme teiega kokku leppinud, et kui ülesande tekstis ei ole öeldud teisiti, siis ma teen arvutused
põhiühikutes ja saan vastuse samuti põhiühikutes.